meie Mirjamiga võtaksime siis väikse päeva kokkuvõtte või? Ja meil oli siin mõned ülesanded täita, et siis ma loodan, et sa, Kristjan, teed neist väikse kokkuvõtte meile. Ise te tahtsite teada, nüüd saite. Üldine kokkuvõte tänasele päevale. Võiks öelda, et päev läks väga kiiresti ja väga sisukas oli. Ja kindlasti kõik, kes te siin kuulasite, vaatasite ja need, kes olid siis mugavalt kuskil ekraanid taga, kindlasti te saite endale midagi, mida siis arutleda seltskonnaga, mida mõtiskleda ja kindlasti midagi uut. Mina omalt poolt sain uut kindlasti see siis merepärandi teema, mis mind on kogu aeg huvitanud. Pean tunnistama, et ega ma sellest väga ei teadnud, et ma sain täna selle oluliselt nagu uut mingit sükest särtsu, mida uurida ja vaadata, nii et loodan, et teisedki leidsid midagi endale kõnetavad. Suvepäevi oodatakse järgmisest aastast. Suvepäevi oodatakse meil siis konservaatorite ühingult. Pole paha. Et nagu täna siin oli jutuks, siis tegelikult ühing ju on selleks, et meid ühendada oma eriala siis spetsialiste ja päris mitmed ütlesid, et väga tore on jälle näha ja et võiks tihemini kokku saada. Aga mida põnevat veel me sealt leiame? Talguüritused, koolitused. Ehk siis tegelikult seda, mida siis konservaatorite ühing, kui siis niisugune katusühing peaks ju pakkuma, siis ma arvan, et me võtame selle analüüsimiseks ja vaatame sealt põnevad asjad siis välja oma juhatusega. Tehke pigem vähem, aga hästi. Ja teeme teoks. Aga mina tahaks kiita omalt poolt, et see küsimuste tase oli täna väga hea. Et ma kindlasti, kui ma kunagi konverentse korraldan, siis ma kavatsen seda anonüümse küsimise asja kindlasti kasutada ka rohkem. Et seda oli väga meeldiv vaadata. Ja inimesed on hästi huvitatud digiteemadest, nii et selles mõttes super algatus teie poolt. Jah. Ja mis aasta meil järgmine aasta, mis teemal meil järgmine aasta siis konverents tuleb? Seda ei tule. Mis on aasta märksõna? Näiteks järgmise aasta märksõna, et võiks sellest lähtuda siis. Teema aasta tuleb meedia aasta. Täiesti õige teema, sest ka enda teadlikkuse, ütleme, ühiskonnas meie ühiskonna teadlikkuse tõstmine meie tegevusest on tegelikult väga oluline. Just konservaatorite nagu niisugune telgitagune, mida me teeme, et tegelikult ju ei teata ja seda võiks. Ehk siis pärandi säilitamine on oluline selleks, et ka tulevikus uued põlvkonnad meid säilitaksid. Nii on. Sõjaajaloo pärandi ülevaade, mis kõnetab kindlasti mind. Koroonapandeemia mõjud mäluasutustes. Loodame järgmises aastas tegelikult sellest üle saada, et me ei peaks sellest rääkima. Seda heas mõttes. Nii et jah, mis on järgmise aasta märksõna, et siis võib-olla vaatame, mis siis uus aasta toob. Eetika, väga hea ka teema. Igal juhul mul on väga hea meel. See päev on väga korda läinud. On. Ja seda särtsu peaks jätkuma siis järgmise aastani. Ja et see kõik niimoodi õnnestus, tegelikult peab tänava siis kogu siis konservaatorite ühingu meeskonda, kes selle teadusseminari korraldamisega tegelesid. Ja lisaks tahaks tänada seda meeskonda, kes tagasid selle, et see kõik selliselt laabuks. Ehk siis Videali ja Mektri maja, kus me oleme. Ja eelkõige siis Antonit, kelle tugev professionaalne tiim on meil siis täna kella 4 sellise paketi kokku pannud. Aitäh teile kõigile ja kui mitte varem, siis järgmine aasta. Ja, aitäh! Aitäh! Ai.